Tere õhtust! Tere õhtust ka minu poolt. Mina olen Marta Randa. Ja minu nimi on Margis Kaamra. Me oleme teie tänase õhtujuhid. Me oleme lõpuks jõudnud läbi pingelise tee lõppvooru ehk finaalvooru. Tee siia on olnud käänuline, pisarate ja pettumuste rohke, aga eelkõige rõõmude rohke. Täna on meil kavas 9 esinemist. Ja 2 neist ja meil on 2 üllatusesinemist. Ja palume lavale meie esimese üllatuse.
kui puudus valed kaunid hetked, mis sidusid meid. Kui ette tundnud, sest keegi ei kanna meid. Kapikusel on hinged maas, seisab kell ainult tundnud kaunina. Läbi elust lahmine hääl ja siis kõik nii mõistab sinna. Mart Aaren, särava kui iial varem. Kohal pole küll Ansip Andrus, kuid kohal on meil Pundi Andrus. Veronike, Veronike, me väike särav lauljake. Ei ole igav ükski proov, kui laval Mai Tõnis oov. Ja nüüd jätkume esinemist. Esimesena palume lavale Ronja Juurma, Annabel Talts ja Lisette Liiv. Lauluga Little Me.
Bravo, neiud! Oli väga emotsionaalne esitus, siin ühes puudutatuna. Mõtlesin seda kindlasti. Kuidas teid esitusega rahul jäite? Hästi. Ja keda te peate enda suurimaks konkurendiks? Kõiki. Aga aitäh teile ja liigume nüüd järgmise... Jaa, anname nüüd sõna Sülile. Tere! Ma tahtsin öelda, et see teie esinemine jättis väga sellise naiseliku mulje. Naiselik on see nagu minu jaoks see põhisõna, mis jäi niimoodi nagu õhku ja see lugu selle taga oli väga ilus, et te olete läbi mõelnud ja te olite kaasanud, et see oli tõesti nagu muusikavideo lausa, nii et väga tugev esimene number, tõsiselt tubli. Kusjuures ma olen täiesti nõus Maiga, ma mõtlesin ka, et äärmiselt kena ja ilus on alustada tõsise ja mõtleva paneva lauluga ja väga hästi lavaline lahendus välja mõeldud ja läbi mõeldud. Ja tundus, et selle väikse armsa tüdruku kaudu te tõitegi selle laulu mõtte tee välja. Little Me, jah, täpselt, ma tajusin seda, see on nii hea mõte, väga hea. Nii, minu arust oli see esimene esinemine väga hea, et see oli emotsionaalne ja just see lavalahendus, et te tõid selle väikese tüdruku ehk siis väikse mina sinna lavale, tõi selle, ütleme, laulu siis pointi täielik tõesti välja. Te olete tublid. Esimene lugu ja nii kurb, mis sellest õhtust saab. Aga minu meelest oli see, et te tõite siia täna selle väikse minu kohale väikese tüdruku, kes hoiab armast karvu. No, ei ole lihtsamat viisi žüriid võluda. Aga ma jäin rahule kõigega, mis te tegite, kuigi tõesti, natukene rõõmsamat ikka. Aga liigume nüüd järgmist esinejate juurde ja ootame lavale Karolin Raid ja Kaie Bauer, tema vend.
rääkige, kas te tulite päriselt ka beebiga siia? Aga keda te peate enda suurimateks konkurentideks? Kursis. Aga anname sõna žüriile. Mulle meeldivad need kollektiivid, kes proovivad žüriid väga meeleheitlikult ära osta. Mulle, ei no väga ilus. Aga mulle meeldis tõesti, kui rõõmsameelne see pala oli. Ja mina pean veel ütlema, mul kõrvad sositasid kõik 3 žürii naisliiget sosistasid etappi kui kõrged kontsertidega. Kas nendes on ka raske kõndida? Igatahes väga tublid olite ja ma usun, et need kontsert, kui te õhtu lõpuks jalga ei murra, siis te võite isegi teist korda ma lugesin. Minu arust olite te väga tublid. Te olite lõbusad, võib-olla oleksid natuke rohkem siin ettepoole liikuda, siis liikuvust olla. Te olite pisut närvis, aga üldse minu arust olite väga tublid. Mulle jällegi meeldivad väga need rühmad, grupid, kes valivad selliseid laule, kus mina saan nostalgitseda mõnusalt oma ette. Ilusad ajad, aga ma kuulsin selles laulu sõnades oli selline fraas nagu olen pipar ja peib ja te kandsite selle. Mis oli? Pipar ja peib. Seda ma ei tea, mis see tähendab, aga ma mõtlen peib, et äkki see on sama või. Ja see pilt siin kandis väga hästi välja seda, et oled pipar ja peib. Ja ma arvan, et selle etteaasta kaudu me saime nüüd tõesti kinnitust, millised tüdrukud võiksid pigem mitte olla. Jaa, see lugu iseenesest on selline küllaltki kaval valik, eks ole, sest ta on selline hoogne ja kisub publikut kaasa ja on üks paljudest autolugudest, nagu ma aru sain täna õhtul, mille ma pilgu ei saanud, olid juuksed, väga kaunis ja need kontsad olid ka täpselt sellised, et vau. Suurepärane selles suhtes, et te olite väga julged, et te tegite natukene võib-olla sõnad ei olnud hästi peas, kui oleks võinud olla, aga üldjuhul tubli ettevõtmine, nii et kiidan. Aitäh! Järgmisena esitavad meile laulu Golden Teardrops Käti ja Liise Toobre ja Anna-Liisa Nilau. Tonight, we're on the edge.
Bravo, tüdrukud. See esinemine oli kindlasti väga läbimõeldud. Aga räägime parem kostüümidest. Kaua teil selle kostüümi valmistamine või teie kostüümi valmistamine aega võttis? Tegelikult ma avastasin alles esmaspäeval, et neljapäeval on väga tuttavad ja siis teisel päeval sain kostüümid. Aga kas need on su päris juuksed või ma ei tea, kas ma võin ka? Ei vist ei ole ikka päris. Nagu öeldakse, kiiresti tehtud, hästi tehtud. Rääkige, kas te ise ka mõnda instrumenti mängite? Aga petsite hästi. Olete noored aeg on veel? No sõna šöile. Tubli selles suhtes, et algus oli eriti hea. Mulle meeldis see, kuidas sa läksid sinna laulu sisse ja trummel oli suurepärane, väga hästi täitis oma ülesannet. Vahepeal siis ka hakkas need erinevad lendama, siis laulja tähelepanu natuke hakkas lendama kahe viskaja vahed. Aga suurepärane, see visuaal oli väga hea iseenesest, aga need lendajad või need pillutajad ei väsi, ma vaatan. Olge ettevaatlikud teie seal. Iseenesest jah, mulle meeldis nii, et natuke võib-olla see tähelepanu hajumine natuke segas, aga muidu iseenesest oli kena pilt. Minul tuli mõttesse ainult üks lause, lihtsus võlub. Ja ma pean tunnistama, et enne teie esinemist me mõtlesime, et kuidas sellist laulu kahekesi parodeerida, sest ju oli üks esineja ja kui üksik esinejad parodeeritakse kahekesi, siis tähelepanu on ikka ühel esinejal. Aga ma pean kiitma trummari neiut, sest hea rütmi tabamine väga mõnus oli vaadata. Väga hea, täpselt nii nagu peab. See trumm oli lahe. Üli lahe. Minu arust olite väga tublid. Et nii palju, kui ma nii mõtlesin sellele päris esinemisele ja sellele, siis see oli minu jaoks hästi läbimõeldud ja hästi järgi tehtud. Ma nautisin seda väga. Mis sind iseloomustab, Käti, on see, et sa teed igat oma etteastet väga põhjalikult ja lähed sellesse väga sisse. Ja kui sa täna olid siin meie kõigi ees, siis seda oli tundub, et sa taaskord läksid seda laulu sisse. Muidugi tõesti, nagu enne juba öeldi, kui need asjad hakkasid siin lendama, siis see korraks võttis tähelepanu ära, aga muidu see oli selles laulus ikkagi tohutult sees ja kogu see teie liikumine ja kõik see oli nii läbimõeldud. See oli väga tubli. Aga lähme järgmise esinemise juurde. Lavale on ka oodata lõpuks poisse. Kutsume lavale Risto Hade, Oliver Madissoo, Marta Müüsepp.
ma olen küll 100% kindel, et terve saal on rõõmus, et nad saavad just teie sõbrad olla. Aga rääkige, kas te olete päriselus ka sellised suured sõbrad üksteisega? Jaa. Nii kus tuleb, vahel on, vahel mitte. Aga aumilised liigutused, ma arvan, et nii mõnigi tüdruk tahaks teiega pärast jalga keerutada. Kas mul ainult tundub, või selle kitarril on paar keelt kadunud? Sellega vist mängime. Aga see siit ei peata. Aga anname sõna žüriile. Sõbralaul on selline kindel valik, millega minna kuskil esinema, sest on kindel, et inimesed teavad seda ja on kindel, et see tõmbab publiku kaasa. Aga mulle tundus, et kohati ei olnud sõnad kõige selgemad, aga see liikumine, mis te tegite, see oli väga avalduke. Mõne koha peal ma nõustusin täiesti Andrusega, et kohati oli näha, et ei kuulnud sõnad peas. Et sellist väikest nerveerimist oli näha. Aga just nagu Andrus ka ütles, et see liikumine oli seal väga kaval ja see tõi taas sellise lõpusama meeleolu sisse erinevalt eelmise esinemisele. Selle saate üks lahedamaid külgi ongi jah see, et te tuletate meile meelde neid laule, mis omal ajal olid nii popid ja head, aga samas ka neid laule, mis nii head ei olnud. Aga see on minu arvamus. Ma mäletan, et selle lauluga oli mingi teema, et Martin Müürsepp ka vist laulis seda Eerik Liinile koos. Aga see vist ongi see versioon. Et siis ongi, et üks on Martin Müürsepp ja teine on Eerik Liiniga. Geniaalne. Väga hea. Aga ühte asja tahtsin veel öelda, et olgi mõned kirjad puudu, aga väga hea, et täna vähemalt on hästi palju pille kaasatud esinemisse, et hästi lahe vaadata. No Risto, suurepärane. Mina olen ikkagi jätkuvalt fänn, ma ei saa sinna midagi parata. Sinus on, ma arvan, seda muusikut, et sa oled nagu lavale liikumise poolest ja kõik see, kuidas sa ennast tunned, et kõik on nii hea. Et väga hästi sobib lavale ja Oliver oli ka väga tubli, nii et kokkuvõttes väga hästi tehtud ja see, kuidas gitarri jälle mängisid, ma ei tea, see hard rock halleluujast alates juba ainult vaatan, kuidas sa pilli mängid, nii et palume lavale meie täna õhtuse teise üllatusesineja. Siis ma, oota, mikä huomioon, että mulla
kui olen kena, mida tõvas tahan panna, siis Facebookis oma sõbraks järgi sunnita. See sinust enda juurde kisub, tekitab mu suure sisukooli teemadused, väljendasin autori kontereid ja luban, et sarnusõbrad ega väljas kortereid, viskan nurna passereid, alustan vasameid ja luban kustuda mu mingis kinnekesel raamid. Ma tõusun riigi taha, et sa teaks, et olen rahvus, kes tahab, et sul hea, et sulle liitni ka teed ja küsib kasvis teile. Ma mõtle üldse liides, mis teeb. Nii kaua kui ütlen mul ja saan su jätta siis ma olen nii kaua kui ütlen mul ja ma tahan ja teemud on keelelisi kaardid su pildides saan mu südame saada lahti su südame ukse puu sisse kohe ja kõnelage koos nii et miski mu ei loe 50% on väga erinev puudus see pole 50 tagab su suudus ma käin tööl püstid keelud taplas tulin kokku mul on kaste mulle see ette vaknas paki seini kapi kui ma olen ikka palju manast välja kapist ei kapist ma lähen kapist ära lähen kapist ma lähen sulle kätte looma lähen siis ma olen nii kaua kui ütlen mul ja mulle tundub küll, et homne matemaatikatund toimub tantsuihvihtides. Ei oleks osanud oodatagi masin kõigi nende numbrid ja fiidid olnud, aga nii särtsakas võiks olla. Rääkige meile, mis laul loomekavas on matemaatikatunnis? See on üllatus. See on üllatus, mida peab ootama. Ja teekord üllatus. Aga kuidas oli esineda koos oma matemaatikaõpetajaga? Oma klassijuhatajaga. Kas pinget ei pakkunud? Üldse ei ole pinget. Selge. Iga päev teeme nii. Aga sõna žüriile. Vau, selles suhtes, et no tõesti au ja kiitus teile olid, Mart, no mis asja, sõnad nii hästi peas ja sa oled põhimõtteliselt räppar valmis ju. Et no tõsiselt, suurepärane lihtsalt ja Ville milline laul, ma ei tea, ma olen fänn, miks te ei osale? Kahju, aga suurepärane, see tõi nagu sellise, noh, halb sõna küll, aga vibe, selline positiivne, selline võnge või mingi asi tekkis see saali, et tõesti lahe, väga-väga lahe. Nii julge, nii lahe. Ma imetlen täiesti, jah, tehke järgi, eks ju. Mulle tundus, et sellest laulust kõlas täiesti selline õpetaja-õpilase teema, et õpetajal on nagu vähe aega ja siis ütleb, et mingi lihtsalt ei saa, et tead järeltööd ja asjad on ju, ikka ei saa see aega lihtsalt. Siis õpilane ikka läheb, et no, ikka ei jätta rahul, et millal ma saan järele tulla vastu, ma tean, ikka käib ju mõni niimoodi, et see tuleb aju. Minu jaoks oli just nii mõnusad kavatseid panna õpetaja ja õpilane niimoodi kokku. Ja arvasin, sul olid sõnad väga hästi peas. Mina ei suudaks niimoodi eriti räppides sõnu kiirelt laulda ja selline tõesti, nagu ma ütlesin, mõnus tunne tekkis sisse, et ka kuidagi positiivne hea peale siin. Ma olen väga õnnelik, et ma olen selle kooli õpilane. Kui mul on sellised õpetajad ja sellised kaasõpilased, kes suudavad järjest ja järjest rohkem üllatada, siis ma olen üliõnnelik, et ma olen selle kooli õpilane koos selliste õpetajate ja õpilastega. Suur aitäh teile!
ootame lavale Mert Ederit, Siiri Solomit lauluga Everybody. nende kõrvale lavale päris Dave Benton ja Tanel Padar panna, siis ma küll vahet ei teeks. Merli, oled sa kindel, et sa tahad pärast selle värvi maha pesta? Minu arust see sobib sulle väga hästi. Minu pärast ma sooviksin hästi kolgelt väärtust tegema. Ja millised liigutused, äkki sa õpeta pärast mulle ka mõned trikid? Merli, räägi, mitu värvi sa sinna pähe kulus? Siiri, oled sa kindel, et sa pärast selle pesa sealt lahti saad ikka? No, kui praegu ei saa, siis kunagi ikka saab. Ma arvan, et sulle sobiks poisiamet päris hästi. Kus oli seda? Siis nii teemegi. Ma tean. Aga anname sõna žüriile. See laul on üks kord juba võitnud ühe väga suure võistluse ja huvitav, kas võidab ka teine kord. See oli identne sellele, mida me oleme näinud eelnevalt. See tõmbas kaasa, tegi tuju paremaks, see pani mõtlema selle peale,
kui rõõmsameelsed te seal ees olite ja tegelikult kuna ma käisin piinumas kõiki natukene, kuidas nad end ette valmistavad, siis ma hetkel vaatan Merlit või siis Dave Anthonyt ja mõtlen, et kuhu tal neid juukseid küll seal mahtus. Aga ma jäin vägagi rahule ja noh, kui ükskord on latt juba nii kõrgele tõstetud, siis seda alla lasta kindlasti ei tohi ja teie seda ei teinud väga tublid. Nii, minu arust olete nii kohutavalt tublid, kui me mõtleme, mida te tegite eelmine kord. Te katsite tõesti, et te ei pruugi seda üle teha. Aga te tegite jälle show'd, nagu see üritus olema peakski. Teil oli see läbimõeldud ja Nelli, siis mul on suust nii kahju. Aga ma arvan, et te lihtsalt olite ühe suure aplausi veel. Niisuguste heade esituste puhul on raske midagi uut lisada, sest eelnev on juba ära öelnud. Ma mõtlesin ka, et kaval lauluvalik, et lihtne juba teist korda ka võtta. Aga mul tekkis ka see mõte, et vaatasin teid ja mõtlesin, et te olete nii lahedad. Siis ma mõtlesin, et nii lahe oleks teie sõber olla, et teie seltskonnas vist ei hakka kunagi igav ja olema hästi lahe. Mida te suutsite edasi anda, või see selline mehelikkus. Te olete mõlemad nii kaunid tegelikult ju, et te suutsite nagu seda mehelikkust enda, kuidagi seda nagu sisse tuua sellesse, enda ilu juurde, et no iseenesest see Dave Benton ei ole ju nagu kõige kaunim inimene maailmas, et minu arvates isikliku arvamuse järgi, et ja noh, ühesõnaga te suutsite nagu teha selle visuaalselt väga meeldivaks ja see, kuidas te rahvast kaasa tõmbasite, see kõik oli väga hea. Ja see laul nagu minu meelest üldsegist ei aegu vist kunagi, et ta kisub ikka kaasa meid ja ta meeldib ikka kõigile, nii et suurepärane, aitäh! Järgmisena palume lavale Ronja Jurma, Lisette Liiv, Annabel Talts, Sandra Tikk, Milena Gerassimova lauluga Valge Mersu. Valge Mersu.
kui minule tänaval 5 sellist kurmavat meest vastu kõnniks, oleks minu silmad küll pimestatud. Marta, mis sina sellest arvad? Kus te need riided välja valusite? Kas enda garderoobist või mõni muu konipaik? Muidugi enda garderoobist. Äge. Naised riietavad meheks tänapäeval väga palju. Sõna žüriile. Vau, Ronja, sul on nii lahe tukk. ja need riided oli äge vaadata, et kõik on nii kõhukad kuidagi. See oli selline päris suur kontrast nüüd eelmise esinejaga, aga iseenesest ei olnud midagi hullu, et see kontrast tekkis. Oli lihtsalt 2 väga erinevat lugu. Need kostüümid on väga vinged ja meik, mis te olete teinud ja sõnad olid peas, nii et jätkub kiidusõnu. Tubli. Padjad on meil lahened seal juures. Jaa, see on päris lahe. Ma pean tunnistama, et ma ei tea seda laulu. Ma ei ole väga kuulnud. Liiga vana. Aga meie oleme vanad. Ei, meie oleme vanad, me ei tea sellist head muusikat. See on üks vanad. See tähendab liiga vanad. Liiga vanad. Aga see nägi välja nagu meeleheitel koduperemeelsed. Kõvasti mehelikumad. Kui see teine esinemine, kus Dynamit tegi Demari-vendlasid, kui sealt oli näide, millised tüdrukud ei võiks olla, siis siit oli näide. Noormehed siin ruumis eriti, palun ärge muutuge sellisteks. Mulle just meeldis ka see, et teil on riietus sellest läbi mõeldud ja et teil oli seal lava peal seda liikumist vahepeal. Ma ei tea, kas ma tohiks seda teha, aga kõige rohkem ma arvan, ma kiidaksin Ronjat siin, sest ma tean seda liikumist laval kõige rohkem ja sa läksid kõige rohkem asjaga kaasa, et sa oled väga tubli. Ma viin su oma meelsuga. Kes teist Riisalu oli? Seda ma ei tea. Sina mitmed kõige rohkem tema moodi öelda. Kõik on maru rõvedad. aga appi, nii lõbus on. Te tavaliselt naerate vihvita selle looga. Tõesti tõsiselt lõbus olid vaadata ja teie show, mis te olite üles ehitanud, see oli vägev lihtsalt ja no see, mis te kõik tegite, mul ei ole sõnu. Kõik on teil iga kord läbi mõeldud, väga tublid. Nüüd ootame lavale mu Valbre Andreas Teder looga It's Raining Man.
juhise, nii nagu teie siit lava pealt alla sadasite, siis peab küll vist vihmavaali kaasas ka hakkama. Tõesti, Mauri, milline hüppe. Timmo, kas sinuga on kõik korras? Ma vaatasin, et sa tegid siin, kas sa tegid lihtsalt dramaatilise lõpu või... Asi on selles, et mehi sajab. See jääb mehi minest. Kõik saavad mehe. Miks sa ennast vihmavarjuga kaitsed? See on kaitse selline lihtsalt nagu rõõmuhüppe. Aga rääkige, kuidas oli draama kuningannadeks muutuda? No me oleme kogu aeg sellised tegelikult, et väga kerge. Rahvas ütleb, et tõsi, et ei tea, mida uskuda. Aga žürii, palun. Mulle tundus, et lõpus kokkukukkumine oli mitte meeste pärast, vaid selle kehakaalu pärast. Kas ma võisin eksida äkki? Aga see on üks lugu, mis on mind pidevalt kummitanud nende puhkudel, kui mul on väga rõõmus tuju. Ja see on see teie kostüümid, see, kuidas te seda mängisite. No ma ei taha teada, kui raske oli ennast taaskord mustanahaliseks teha. See kõik on nii läbi mõeldud ja tõesti, see on lugu, millega ei saa minna ja teie esitasite seda väga hästi. Suurepäraselt olite. Nii, poisid, mina arvan, et te saatsite praegu latti tõesti väga kõrgele. Ma kiidan teie riietust. Tüdrukud. Ma kiidan teie riietust. Ja teil oli see hästi läbi mõeldud. Et te tegite hea show ja te olite tõesti väga tulid. Esimese refrääni puhul oli näha, et te olite ise ikka siiralt õnnelikud, et nüüd viimaks mehi taevast langeb. Halleluuja tõesti. Ma sain ka ühe poliitiku. Ma mõtlesin, et see on hästi lahe, et võtsite selle originaali, sest sellest laulust on ka mitmeid covereid ja üks tuntum cover on see, kus üks heleneväine naine mööda põrandaid viskub ja siis on tantsib ja kuskil poomide peal ja nii edasi. Aga see mõjus ikka eriti lahedalt. Ja see kollane pitsak on ülivinge. Hea maitse! Kuulge, neiud kõrged kontsad all. Väga suurepärane valik. Ilus. Ja millised riided, et väga hindan ja keskendumisvõimet ja ümberkehastumisoskust. Nii äge oli vaadata, kuidas te olite rollis sees ja te ise nautisite seda, mis te tegite. Ja te olite läbi mõelnud selle, mida te teete. Nii et ma arvan, et ma olen eelpool mainituga nõus, et kokkuvõttes oli tugev etteaste, nii et tõstsite tõesti läti kõrgele, aitäh! Ja järgmisena esitab meil Adriana Maria Sillats Justin Bieberi Baby. No, you're not
13, I had my first love. I was nobody that compared to my baby, nobody came to me, so could never come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound. It's people think when I see her in the street and school on the playground. But I really want to see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying. Baby tahaks küll igaüks olla. Tüdrukud, kas mul on õigus? Kuna ma olen pime nagu mutt ilma prillideta, siis ma ei teinud vahet ka ausalt öeldes alguses, et kas Bieber või sina, ma ei tea. Aga Bieberiga näete küll, näeb küll väga identiteetne välja. Aga ma pean vist surka tantsutundi hakkama. See on hea mõte. Aga žürii, palun. Adriana, see on lihtsalt täiesti ausõna. Ma olen Risto Hade fänn, olen mina Adriana Silvatsa fänn. Tõsiselt nii lahe ja sinus on see X-faktor. Ma nüüd räägin veel X-faktori kohtunikega. Sinus on see miski, mis tõmbab pilke ja see, mida sa täna tegid, see oli lihtsalt väga viis, nagu moodsalt öelda. Kusjuures julge rahuvalik tegelikult arvestades, et ma olen noorte suust nii palju kuulnud, et Justin Bieber ei ole vist kõige lemmikum ja ma sain puu ja puu. Aga minu jaoks tegin praegu Bieberi täiesti meeldivaks, väga mõnus oli. Ma tahtsin kommenteerida seda ringi kõndimist, et minu meelest see nõuab väga palju julgust arvestades, et seal laval olemine on justkui mingisugune, seal on nagu mingi kindlus ees või see on nagu mingisugune mugavustsoon. Ja sealt ära tulla ja vaadata siit inimestele otsa nõuab vaprust tõesti. Ja ma ootasin, millal see tantsima hakkab. Siis see on väga lahe, sa tegid seda viis. Adriana, sa oled tõesti väga tubli tüdruk, et sa niimoodi siin üksinda suudad teha Bieberi siis nii meeldivaks. Sellest kõik hea ja öeldi juba eelnevalt ära, et ma tahaks ka kiita just sinust tantsimist. Et ma tõesti mõtlesin, kas sa tantsid või sa ei tantsi, aga sa tegid seda ja sa tegid seda väga hästi. Tubli. Ma oleks olnud üllatunud, kui sa ei oleks publikus ette tulnud. See on kuidagi sinu kaubamärk juba ja no see lõpp, see, mis sa seal tegid, see võttis publiku täiega kiljuma ja see oli kogu sinu liigutused oli väga läbimõeldud, need südamed, see moonwalk seal, see kõik oli väga läbimõeldud ja väga tubli sellest. Ja mina pean veel ütlema, oli see, et iga kord, kui sa läksid sinna publikusse, siis mulle tundus, et kas tõesti, aga publikule sa meeldisid. Nii et sul on võimalus saada publiku lemmikuks. Aga nüüd tulevad teie ette Helena Saks, Anna Kuus, Karl Mattias Laiuste looga Bemmikummid.
Kas ma võin küsida, kes on teie stilist, sest teie stiil on lihtsalt vapustav? Sina ise? No, see meik, kes teile selle meiki tegi? Multitalent. Te kütsite selle lava kuumaks tõesti, siin on väga palav, aga... Kolmas laul autodest. Muidugi. Sina Sürile. Oi jah. Minu meelest see, mis seal on tehtud naise kujutisest, on lihtsalt jube. Appikene. See on, ja ma ei ole enne sellist näinudki jälle. Aga kas oleks võimalik, et sa teeksid väikse sellise catwalki siin meie ees? Kõik näeks seda. Löökid. Suurepärane. Jah, te saite sellega hakkama, te olite vapustavad. Lihtsalt tõesti, see inimene seal ei saa midagi muud öelda kui naljakas. Ei mõttes, mis sinuga küll tehtud. Küll me mõtleme sellele, et see kõik hakkas siin nii kurvalt kuidagi, siis lõpp oli selline vägagi lõbus ja ajas naerma. Et te olite tublid, tegite hästi, seda laval oli selline mõnus nagu liikumine ja lihtsalt suurepärane. Ma ikka veel hoian peast kinni ja suu on umbes meetri poole alla vajunud. Kas te olete nii lahedad, te olete andekad, nii vinge. Omaette tase ongi minu jaoks tegelikult see, kui halvalt hästi see või kui halvalt hea see siin on. Mulle meeldib, et naeruvääristatakse selliseid tegelasi ühiskonnas. Halvalt hea. Hästi tabav. Kas see on Eesti lähesel?
pikkad veel. Väga lahe. Kusjuures ma siinkohal tegelikult tahaksin, kuna see on viimane esinemine, siis ma arvan, et me võiksime aplausi teha üleüldse kõikidele esinejatele, kes on selle 3 saate jooksul ja korraldajatele ja ma ütlen ka siis oma sõna sekka veel enne, kui läheb publiku lemmiku valimiseks nagu selgus. Kui muidu mulle meeldib, kui inimene nätsu näeb, siis siin on see täiesti kohane. Nii et väga hästi haakub kõige selle laulu teemaga ja kõigega ja riietus on teil super. See tants oli väga vinge. See, kuidas te olite sõnadega koos nagu liigutused läbi mõelnud ja näitasite siis neiu poole, kui oli hetk. Nii et väga visuaalselt selline pilkupüüdiv esitus. Aitäh! Ma nüüd olen sees. Žürii on väga pikalt vaagil ja meil oli seal päris keeruline otsustada, sest oli väga palju häid esitusi täna. Kõigepealt me alustaksime eripreemiatest ja kõige esimene eripreemia, mis me jagame, on publiku lemmikupreemia ja publiku lemmikupreemia võitis, teeme summipõrinad ka. Merli ja Siiri, palju õnne! Minge siis kätt ka suruma. Ja järgmine preemia on emotsionaalseim esitus ja selle auhinna saavad Anna-Liisa ja Käti Eliise. Palju õnne! Kolmas eripreemia oli parim kostüümilahendus ja selleks me peame siia ette tagasi kutsuma Merli ja Siiri. Nüüd natukene tähtsama osa juurde, kuigi publiku otsus on ikka väga tähtis, vabandust. Žürii punktid siis, või žürii otsused. Meil juhtus sedasi, et 8. ja 9. kohad läksid jagamisele ja 8. ja 9. koha said Karolin ja Kaie ja Risto ja Oliver. Palju õnne! Surume kätt ka teile. Tulge kätt surume ikka. Seitsmenda koha juurde oleme jõudnud. 7. kohale jõudis meie mees. Väga kätt suruma. Ronja oli Sett, Annabel, Sandra ja Milena. Koha jaoks ei ole tegelikult vaja Ronjale, Annabelile, Lisette
teil kaugele minna. Et Little Me, 6. koht, palju õnne. Oleme jõudnud 5. koha juurde ja 5. koha võitis, vabandust, Helena Anna ja Katjas. Bemmi kummid. Neljas koht, 4. koha võitis Only Teardrops, Käti ja Kiise osalised. Paluks, kes nüüd on jäänud valikusse veel, astuge natukene siia ettepoole. Nüüd te näete siis, kelle vahel hästi tihe rebimine ja alustame siis 3. kohast ja 3. koha võitis, teil on trummipõrinad ka. Timo ja Andreas, It's Raining Men. Väga tubli. Oleme jõudnud siis 2 kõige magusama juurde ja kuidas oleks kõige põnevam seda teha, kas teie oskaksite pakkuda? Ütleme lihtsalt välja. Ütleme lihtsalt välja siis. Ütleme välja võitja. Või ütleme välja teise koha, ütleme teise koha enne. Teise koha sai... Adriana Maria, baby, super! Ja palume ühtlasi siis ka siia võitjad, Siiri ja Maria. Samas ilma abilisteta ja hea žüriiga koostöös ei saa ükski asi hästi toimuda. Tahan tänada žüriid Mai, Veronika, Marta, Andres. Aga kogu üritust novembrist siiamaani on toimetanud õpilasesindus koos 7A 3 hästi aktiivse tüdrukuga. Elis, sa oled, Liis-Mari, Kadri, Koomita. Tervinevad on ka.
nii tagumine ei jõudnud üksi andasi. Tulge siia, tagumine taga. Ja. Olge tagage. Nii. Ja, žürii, ja. Teie nägutid samuti. Nii, aga üks tähtsaim tegelane on, et meil on täna nii suurepärane lava, et meil on olnud varem hea lava, aga tänasega seda võrrelda ei saa ja ma tänan Margust. Tehnika korraldamisel. Nii, ma olen niivõrd hea, et ülejäänud osalejad, nüüd ülejäänud kommid, šokolaadid, kõigil osalejatel tuleb nüüd omavahel jagada. Every night's a Friday night. Ladies, this show